Meie Armeenia sõbrad olid motoreporteri tulekuks vägagi tõsiselt ettevalmistunud. Lisaks kohtumisele kohalike kaasmaalastega oli meile organiseeritud ka audients Eesti aukonsulaadis Jerevanis. Aukonsuli sõnul arenevad Eesti ja Armeenia vahelised suhted kenasti, kuigi see areng võiks tema arvates olla veelgi kiirem, aga üks asi on konsuli hingel eriti tugevasti. Nõukogude aja lõppedes anti teadupärast Eesti linnade tänavatele nende vanad nimed tagasi. Muu hulgas pandi kuulsa kirjaniku Hatšatur Abovjani auks nimetatud uulitsale nimeks hoopis Munga tänav. К сожалению, здесь в Армении у людей реакция была немножко грустная. Почему так? Ну как это можно? Причем тут Абовян, в чем была его вина? Konsul on teinud nii saatkonna tasemel kui ka isiklikult välisminister Urmas Paetile ettepaneku Hatšatur Abovjani nimi anda kas või mõnele uuele Tartu tänavale. Peaasi, et armeenlased näeksid, et nende poegi Eestis austatakse. Loodame, et see küsimus tõepoolest ka lahenduse leiab, sest et Eesti poegi Armeenias austatakse vägagi. Felix Burman, kuulsast Eesti kunstnike suguvõsast pärit mees, on Eesti-Armeenia suhteid tugevdanud juba aastakümneid. Я в душе, телом и всем своим существом я эстонец. Ну, не говорю по-эстонски, потому что в детстве я тяжело болел, меня вывезли из Эстонии. Я учился везде, но не в Эстонии. И всем языкам, знаю много языков, но не по-эстонски. Это мой минус. Как эстонец я высоко держу эстонский флаг, эстонский дух. И вот этот памятник я поставил эстонско-армянской дружбе. Tundub, et Armeenias pole inimest, kes ei tunneks Felixit. Eelkõige seetõttu, et Felix sõdis Mägi-Karabahhias armeenlastega külg külje kõrval 6 aastat. Ja sõjasangareid austatakse Armeenias väga. Были у меня очень много друзей, которые погибли в Карабахе. На моих руках погибло несколько моих друзей. Но я спас одного армянина на собственных руках. Я его вывез из поля боя. Я был пулеметчиком. Когда мы можем встречать вас в Эстонии? Очень скоро, очень скоро. Когда я приеду, это будет, я обещаю, это будет фурор. Kuniks Felixi Eesti pass on alles valmimisel, siirdusime tema korterisse tänuõhtusöögile, kus leidsid aset jätkuvad ning kauakestvad kiiduavaldused, Eesti ja Armeenia sõpruse korduvad kinnitamised ja südamlikud vestlused päikeseloojanguni. Et see sõprus sellisena, nagu mäletan mina ja paljud teised lapsepõlvest, oma vanematest, praegu oma käest, kestaks samamoodi edasi ka meilt inimpõlvede kaupa. Felix Burman võttis oma südameasjaks motoreporteri kultuurilise harimise ja nii suundusimegi Felix tsikli tagaistmel Jerevani lähistele ringreisile. No usutavasti ei jätnud sõber Felix vahele mitte ainsatki kirikut ega iidset pühapaika. Põhjalik tutvus sai tehtud nende kõigiga. Sajandil ehitatud kirikus ja süütasime kõik küünla, et Eestil kõik hästi läheks. Tuleb loopida kivi, et kivi jääks sinna kuskile ääre peale ja samal ajal soovida. Siis läheb kõik täide. No proovi. Ma arvan, et ja siis õhtul tuleb üks mees ja viskab need kivid kõik hops-hopsid alla. Jaan soovib külma õlut jälle mõni. Ei tule midagi, ei tulnud.
Ja nüüd juhtus veel selline asi ka, et me siiski vist saame raami peale, kuhu me poleks pidanud saama, sest meie head sõbrad grusiinid arvatavasti tõstsid ühe Ukraina suursaadiku või mingi voliniku sealt laeva pealt koos perega maha, sest viimastel andmetel, kui meie helistasime, kohti polnud. Kui grusiin seda kuulis, küsis, et kes teile ütles, et ei ole kohti, tegi paar kõnet ja nüüd me läheme Odessasse. Ükskord elustavad mehed arvas küünelõkku vajalik. Esimest korda jah, et keemia, naiste keemia on reisul vajalik. Et kuna Jerevani löökauku jäi lõplikult kaduma minu tagumise tuleklaas ja valge tagumise tulega on suht halb sõita, või õigemini teistel on minu järgi halb sõita, siis nüüd tuunime seda niimoodi naiste keemiaga. Seal Gruusias Poti sadamas ootas laevale pääsu ka teisi motomatkajaid. What's your name? Heinz. Heinz? Jah. Austerlane on selline rändur, kes on 5. kuud praegu sõitnud pool sellist idabloki maid, Venemaad, Mongooliat ja Aserbaidžaani ja siin Gruusias on ta 4. korda. Ja ütleb, et on olnud kogu maailmas ja Gruusias on kõige paremad inimesed, millega meie peame ka nõustuma, sest me oleme ka juba siin 2. korda ja ilmselt see ei jää viimaseks. Kohe pääseme laeva, mille kohta meile siin Eesti saatkonna töötaja ütles, et see on 2 korda põhjas käinud. Tegelikult küll nagu selgituseks, et on 2 korda nii-öelda karile või madalikule jooksnud ja on ta sealt jälle käima lükatud. Aga see ilmselt seletab nii mõndagi, milline siin see liikluskultuur on ja see kehtib ka ilmselt mere peal. Kui me küsisime alt retseptsioonist kajuteid vormistades, et millal see laev võiks kohale jõuda Odessasse, siis vastati meile, et see pole üldse kindel. Ju siis nad ei tea, kui kaua aega või madalikult lahti saamine võtab. Aga loodame parimad. Meil ei juhtu mitte nii nagu selle laevaga seal. Nüüd on siis järgmine päev ja me seisame keset Musta merd. Ei tea keegi, mis siin juhtus või ei juhtunud, aga igal juhul laev on natukese paremale küljele kreenis ja vasakul pool on suur õliloik ja mingid mehed värvivad seal pintslite ja harjadega, vist vahetavad laeva nime ära, mul on selline tunne. Igal juhul natukese kõhedust tekitav olukord on küll peab tunnistama. Läheb huvitavamaks, just kutsuti kõik rekkamehed receptionisse ja ma ei tea, kas nad nüüd lükkavad osa rekkaid maha, et laev jälle kreenist välja tuleks või mis siin nüüd toimuma hakkavad, igastahes rekkamehed siblivad ringi. Erinevad rahvused on siin juba põlvili kaardi juures ja maad pole palju silmaga näha, aga hea tujumist, et Aafrika jääb kuskile selja taha, Ameerika peaks olema vähe sinnapoole, Euroopa jälle vasemale, nii et igaühe enda asi. Allo, hakkame nüüd sõitma juba. Annan korralduse edasi liikuda. Доброе утро, уважаемые пассажиры. Наш теплоход движется в порт назначения Ильичевск. Капитан и экипаж желают вам хорошего дня и приятного морского путешествия. Tõepoolest, sadamasse me jõudsime, aga ega see ei tähendanud siis veel seda, et meie mured otsa said. Võitleme siin Ukraina sadamatega, küsivad sadamamaksu 31 taala sikliga. Selle asemel nad oleks võinud selle pileti sisse panna seal Gruusias. Keegi poleks köhinud ka. Pole päris sadamamaksu nime all ka vist. Ja on sillamaks. Ehk siis maks selle eest, et laevast välja sõita üks raudsilla peal. Parell Eesti keeles. Ugri mees ei tahtnud mitte mingil juhul neid naljakaid makse seal maksta ja korraldas kogu selle kupatuse peale istumistreigi.
Kokkuvõttes pidimegi maksma vaid poole nõutud summast ja taas kohtumine vana hea Odessaga võis alata. Hämmastav on see, et Odessas ei ole tegelikult mitte midagi selle 5 aasta jooksul muutunud, mis me siin ei ole vahepeal viibinud. Ja positiivne on see, et linn on jätkuvalt väga kaunis, majad on väljaspoolt vähemalt väga ilusad ja võimsad. Aga me tõesti arvasime, et see hotell Passage, kus me siin 5 aastat tagasi viibisime, on vahepeal kindlasti vähemalt 5 tärni hotelliks tehtud, sest et ta asub Peatänava nurga peal kohe siin, täiesti kesklinnas. Aga head inimesed, kes te nüüd tahate hotell Passage'i tulla Odessa linnas Ukrainas, siis teadke, et see on täielik peldik jätkuvalt. Ja tundub, et vähemalt selles mõttes Ukraina areng ei ole küll siin mitte kuhugi poole liikunud. Что мы делаем этими полотенцами? Ищите сами, ваши проблемы. Мы же не брали его. Мы не брали. Ну а где ж можно его взять? Vana hea hotell Passage Odessas, et eelmine kord oli rätikutega jama, nüüd nad väidavad ka, et me varastasime nende rätikud ära. Käib korralik kuradi segadus seal keset tänavat. Aga hoolimata sellest, et hotelliga oli selline, võib-olla isegi võiks öelda ebameeldiv kogemus, siis tegelikult on see linn ikkagi väga võimas ja elab ja õitseb. Siin selja taga püstitatakse praegu rockikontserdi tarvis lava linna 215. aastapäeval lähenemas. Nii et kontrastide linn, nagu öeldakse. Сколько? 10 евро. 10, и у меня нет такого деньги. No oldud küll, Potjomkini trepp on tore, Odessa on tore, nüüd me läheme ära Moldaaviasse, seal saab veini juua, miilitsal altkäemaksu maksta, elu hakkab. Midagi Moldaavia pärasemalt on raske leida. Sellised sinised majakesed nende ilusate lillede ja viinamarja väetidega on täpselt see, mida vaja oli. Et hämmastav. Väga, ma käisin just toas inimesel kodus selles samas väikses majakeses. Väga puhas, väga ilus. Kõik dušid, vetsud, mõnus tapeet. Pole see elu siin Moldaavias nii halb midagi. Sellise tempo me veini jooma. Söögi nii jõuab. Сначала пьет хозяин, да, а потом уже гости. Siin kollane pätsi laua peal on Moldaavia rahvustoit mama lõõga, mis on maisipudru, see kollane pätsi. Seda lõigati ja äsja proua näikas seda niidiga, ma ei tea, kas see kaamerasse jäi, aga väga käbedalt tundub, et ta oli seda ennem ka teinud. Tundub, et sattusime jälle õigesse kohta. Ma arvan, et õhtu ei tule mitte just liiga igav.
от горя и печали. Moldaavias on sadu ja sadu kilomeetreid maa-aluseid käike, mis on kõik veinivaate täis ja praegu ühes veinimõisas me siia maale lähemegi. Siin on umbes 50 kilomeetrit maa-aluseid käike, aga meie käime ainult väikeses jupis praegu ära. Öeldi, et väga külm on ja pange joped selga, nii et lähme vaatame, mis siin maa all siis toimub. Tiivne merepõhi, et need siin on korallid ja kogu see asi on väga vana, mingi 85–90% on siin õhuniiskus ja temperatuur on 12–14, eks see mikrokliima, mis siin on ideaalne veinide säilitamiseks. Kokku siin on 200 kilomeetrit tunnelit, 200 kilomeetrit, millest 50 on kasutuses. 200 kõlab uskumatult. Just siin, selle sama laua taga otsustasid maailma kõige suuremad veinieksperdid ja asjatundjad. Et siin, kus me viibime, siin on tegemist maailma suurima veinikollektsiooniga, kus on 2 miljonit pudelit. Miks nad meid siia ei kutsu kui eksperte? Ja iga aasta, kord või 2 aasta jooksul kogunetakse jälle maailmakuulsate spetsialistide poolt lugemissaalis ja lugemislaua taga, et otsustada siis, kas üks või teine sort on valmis müügiks. Siis, kui oli Gorbatšovi aegne kuiv seadus 85. aastal, siis neid retsiti siin kõvasti ja võeti, ma ei tea, kas need veinid korjati kokku või lastud toota piisavalt, siis nad tegid salatoa siia taha ja nüüd me läheme sinna salatuppa. Salatuppa peideti 50 000 pudelit veini ära. Gorbatšovi eest. Heinz, was ist das? Wein. Wein? Wein, ja. Wein nicht. Vino. Wein nicht. Väike poiss on veini joomis ära õppinud, juba 3. klaas läheb ja nagu läheb järjest lõbusamaks, kes mootorrattaga sõitma hakkab. Aga ta oli mis? Aga ta oli taimetoitlane ja täiskarstlane, aga ta on juba 3. päeva meiega koos. Nüüd röövitakse paljaks. Sa võid selle peale. Aitäh soot. Üritame väiksele Antsile anda serti, aga nagu lastega ikka. Tead, ei tule kõik asjad nii hästi välja, me alustame ilusti ettevaatlikult alguses. Motoreporteri Austria eriskorrespondent. Spetsiaalkorrespondent. Heinz Koller. Vaadake de portret. Jah. Moldovas jätsime oma leidlapse Hansuga hüvasti. Bye bye, war sehr schön mit euch zu fahren und wir fahren wieder mal gemeinsam. Siiamaani süda veidi valutab, et kuhu poiss tänaseks jõudnud on ja mis tast üldse sai, sest et ainult austria saksa keelt kõnelev Heinz ei tundunud sedagi aru saavat, kuhu poole minema peab, rääkimata rohketest piiriületustest, kurjadest tolliametnikest ja altkäemaksu nõudvatest politseinikest. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Alles Gute! Danke sehr! Lihtsad Moldova inimesed muretsevad peamiselt sellepärast, et mismoodi oma vein kenasti ära villitud saaks ja et viinamarja saak ikka hea oleks. Ja väga palju poliitika pärast vast ei muretsegi. Samas on siin riigis tõesti päris hästi näha, kes võimul on. Kommunistlik režiim on Lenini kujud näiteks ka kenasti rohust puhtaks niitnud ja nii et kommunism siin riigis elab ikka väga kenasti edasi. Kuigi koduni oli maad veel vaid kiviga visata ja 2 päeva tsikliga sõita,
siis edasiliikumine muutus aina vaevalisemaks. Kellel pole suund ja kellel pidur ja kellel taga tuli ja kellel kaitsmed läbi ja läksin poodi ja tõin täpselt siukse asja nagu vaja on. Siuke asi. Ma saan siit esitule, Kaspar saab siit suunatule, Jaan saab siit tagatule ja Margus saab siit kaitsme. Väga hea toode. Aga see väike junn, kellele see läheb? No, see läheb reservi praegu. Ma olin tripil täna jälle, täna terve päeva. Ja olin maanteedel täna jälle, täna terve päeva. Ja sõitsin tsikliga Poola ja sealt sõitsin edasi Rooma. Nii päevast päeva ma sadula saina. Kui tsikkel tuksiks on absoluutselt, kui tramm kõver on absoluutselt ja karbuis mul võnsalt umbes absoluutselt ja pole mõtet vist lisada, bensu pole ka absoluutselt. Udu kõige targem mees ei ole, sest ta ketiõli asemel võttis kaasa deodorandi ja nüüd me siis lõhnatamegi oma kette. Vähe sellest, et me küünelakiga pirne maalisime. Mis sul häda on? Top bag, ehk siis see tagumine kott, mis siin niimoodi käib, siin niimoodi. See on nüüd suure raskuse ja rappumise all veidi ära lasknud, see tahab natuke niiti ja nõela, näiteks on lahti ja see alus loksub siin. Ehk mind võib tabada see Kaspari saatus, et kottid hakkavad küljest ära pudenema. Aga me oleme selle kõik harjunud ka, neid on mitu tükki juba kadunud. Selle sikliga juhtus nüüd selline asi, et kuna peegel irdus, siis panime nagu teise sellise pulga siia püsti. Ja pole ka paha sõita seda. Üldse ei peegel. La. No mis tsikkel see on? La. Pätki meil. Sõitis sepimise urgule, siis ammustas. Kui tsikkel tuksiks on absoluutselt, kui tramm kõver on absoluutselt. No nibin-nabin vedasid meie kaherattalised sõbrad meid siiski koju välja. Rõõm oli nii suur, et enne kui sõpradega kohtusime, käisime Pärnus juuksuri juurest läbi. Minu meelest on asi tõsine, sest et karvu lendab laias kaares. Tõnu, mis sa teed selle mehega? Ilusaks. Selle mehe ilusaks? Jah. Kuule, kuidas see käib? No siis, kui asi lõpeb, siis on see pikk tukk ja kõik on... See, mis lõua pealt ära tuleb siia. Ühesõnaga, lõua pealt võetakse vähemaks ja siia pannakse asemele. See on väga lihtne. Kõik hästi. Jõudsime kohale, käisime kõik maailma läbi. Nüüd oleme ilusasti Eestis omade inimeste juures ja võib reisi korda läinuks lugeda. Üle lugemisele. Peale lugeda. Saigi otsa nüüd või? Nüüd olemegi kohal või? Mingi 7800 ma vaatasin. Tühine. Pole 10 täis. Paneks veel ühe tiiru. Võiks mingi tonnise ringi peaks ikka veel tegema. Moskvasse ja tagasi. Ei lähe enam.